Mart Mägi, Amservi tegevjuht. Täna me rääkisime müügikonverentsil, stardikonverents 2013 täpsemalt siis, rääkisime müügiplaanide elluviimisest ja rääkisime ka sellistest uutest trendidest turul. Minul on nüüd üks küsimus natuke ajalukku tagasivaatavalt, et kui me võrdleme ühte automüüjat aastal 2006 ja siis nüüd täna 2013, mis on muutunud? See on väga hea küsimus selles mõttes, et tegelikult meie sektoris ju, kui vaadata tagasi seda aega, mis oli niisugune õnnepäevad 2003 kuni 2008 võiks nii öelda algus, siis tegelikult müük oli ju nii, et klient jalutas sisse ja automüüjal ei olnud midagi muud teha, kui anda auto kätte. Selles mõttes ta oli väga hea vormistaja, ta oligi lihtsalt see, et tema ülesanne oli hästi kiiresti anda see auto kätte. Mis on täna juhtunud, on see, et automüüjast on saanud müüa. Ja tegelikult olgem ausad, et ega oma sektori seest on ka väga raske palgata tänu sellele, et me peamegi palkama tänasel hetkel väljast. Aga mis on nüüd muutunud? Mis on muutunud, ütleme, sellest 2008-2012 aastaks on veel huvitavam muutus toimunud. Nimelt nüüd nagu inimesed teavad autodest sagedasti rohkem ise kui meie müüjad. Kuigi meie müüjad saavad võimalikult täpse tootekoolituse ju. Aga inimesed ju surfavad netist, nad leiavad kõike, mis selle autoga toimub, kuidas toimub ja nii edasi. Väga oluline on see, et tegelikult kuidas siis need soovitused ja tegelikult ka ise olla kursis siis nendega, mis selle auto elukaare peal toimub. Nii et täna tegelikult meie müüja lisaks sellele müügioskusele peab oskama siis tegelikult mõistma, kuidas see auto käitub ja tegelikult mõistma ka ja oskama vastata nende, ütleme, teiste inimeste poolt andud kommentaaridele või soovitustele konkreetse auto kohta. Väga põnev, mina nüüd kasutan kohe võimalust ja räägin ära ka ühe oma lemmikteema. Ehk siis ma olen umbes pool aastat käinud mööda auto esindussalonge ja teenindusi ja mõelnud kogu aeg ühele samale asjale, et miks need inimesed teeninduses ei müü. Et seal oleks ju see kõige suurem potentsiaal mulle see järgmine mudel või midagi nagu paremat maha müüa. Et miks ei ole ikkagi nii, miks need ei müü? Nojah, sellega on ka tegelikult, et iga asi areneb ja läheb ajas edasi. Et tegelikult olgem ausad, et kui me nüüd vaatame samamoodi sinna ajalukku 2003 kuni 2008 võib-olla, et siis tegelikult kõik eelised seal autoteenis ongi üks väga tehniline inimene, kes täpselt teab kõik kogu autot. Mis on tänaseks juhtunud, et jah, et sa nagu leiad sealt inimesi juba, eks ole, kes nagu sulle tundub, et ei ole kunagi seal kapoti all käinud. Jah, aga nemad on täna siis esimesed inimesed, eks ole, kes teenindavad, kes otsivad lahendust, kuidas sinu auto korda saaks. Sa ei peaks muretsema, et su auto on midagi katki, eks. Nüüd järgmine samm, ma arvan, et tegelikult see aeg on juba täna küps, eks ole, et 2013 või 2014 me juba näemegi seda, et teeninduses hakatakse sulle pakkuma lahendust selle vana kasutatud auto kohta, eks ole, et teie kütusekulu, jah, sellel auton on näiteks kõrge, sõidate peamiselt linnas, on näha teie pidurid ka siin, piduriklotsid niimoodi vastavalt sellele näitavad, et teil oleks tasuks võtta võib-olla uus auto. Aga ma ütlen veel kord, et kõik tuleb samm-sammult. Täna veel, me ei ole valmis kahjuks selleks. Aga ma ikkagi jonin nüüd siin edasi, et mina ei taha, et see lipsuga mees mulle seal leti taga midagi müüks, sest ma ei usalda teda. Ma näen ära, et ta ei ole minu auto kapotti avanud, ma näen, et ta tegelikult ei jaga minu autost nii palju kui üks teine mees, ma kahtlustan, kusagil seal kinniste uste taga. Et miks te seda meest ei lase mulle nagu müügitööd tegema ja rääkima asjadest ausalt nii nagu on? No tegelikult on nii, et iga inimene on ju veel ka, autod on läinud aina keerulisemaks ja iga inimene on oma ala proff. Et tegelikult ongi nii, et täna, miks on autoteeninduses ehitatud klaasseinad, ongi see, et las need professionaalid teevad selle auto korda ja sa näed, kuidas see professionaal teeb selle auto korda. Nüüd see, kes on professionaal selle auto korda tegemises, diagnostikas, elektroonikas, kõiges muus, tema sagedasti ei ole nagu see, kes oskab ka sulle väga hästi selgitada, mis selle autoga tehti, miks tehti ja mida tulevikus oleks vaja teha selle autoga. Ja selle jaoks on tegelikult need inimesed, kes oskavad ja mõistavad ja näevad su auto tulevikku ka, mitte ainult üksi seda korda tegemist hetkel. See on see peamine põhjus, et miks need inimesed ei ole nagu, ütleme, õliste käistega seal samas laua taga, et kuigi sa väga tahad. Sellised on.
veel kord, et tegelikult on ju sellised autoärindus, on väga palju erinevaid ettevõtteid, on ka neid pereettevõtteid, eks ole, kus sul ongi. See on mees teeb ise kord asja, aga autod lähevad aina keerulisemaks ja sellepärast ongi see, et spetsialiseerumine toimub. Kas ma saan õigesti aru, et kui ma tulen teie esindusse või teie teenindusse, et siis ma saan klaasseina taga vaadata ja jälgida, mida nad mu autoga ikka täpselt seal teevad või? Jaa, kõikides esindustes. Ja ausõna selle eest maksma ei pea, mul üks kommentaariumis üks inimene kirjutas Bestsalesi lehel, et selle eest küsitakse 40 €, aga ei küsita või? Ei kaugeltki mitte, et rahulikult saab vaadata, et mis toimub, kuidas toimub, et mida tehakse, kas pannakse õli, kas vahetatakse jubinaid ja kõik on täpselt nii.